Tere tulemast, Tali podcast 2 kihtis sügavamale, alustab taas minu nimi Tali Keter ja tervitan kõiki kuulajaid-vaatajaid siin selles podcastis, mis on siis nüüd endiselt, juba mõned saated on küll üleval olnud, aga endiselt kuidagi uus ja värske nimetus, uus ja värske visuaal ja minu poolt samamoodi uus ja värske energia. Täna räägime hormoonidest, aga seda eelkõige just nimelt toitumise ja treeningu ja elustiili ja harjumuste ja kõige selle võtmes. Sellepärast, et minu tänane saatekülaline on toitumisnõustaja ning treener Jaanika Koh-Mäe. Tere tulemast saatesse! Tervist, tänan kutsumast! Mul on väga hea meel, et me saame siin rääkida sellest nii-öelda naise tsükli muutusest suuremas plaanis aastate lõikes, sellepärast, et need hormonaalsed muutused, mis naistega 35+ peale hakkavad, mõjutavad ju väga palju tegelikult ka seda, kuidas me peaksime toituma, kuidas me peaksime treenima, rääkimata siis meie tujusid ja elustiili üleüldises mõttes on ju. Ja ma ise tegelikult just mõni aeg tagasi tegin kursuse hormonaalsest elustiilist ja kõigest sellest on ju ja seal me põgusalt tegelikult mainisime või nii-öelda puudutasime ka seda treeningu poolt, toitumist võib-olla natuke isegi põhjalikumalt, aga seda enam on ikkagi mul põnevus, et sukelduda natuke sügavamale sinna sisse just nimelt nii-öelda täitsa nii-öelda siis treeneri ka on ju. No mis need peamised, et kui me siin sissejuhatuseks mõtleme, et mis need peamised muutused siis naise kehas on, mis meil seal 35+ aastal siis toimuma hakkavad, mida me peame arvesse võtma ka nii toitumisel kui treenimisel? Noh, üleüldse, kui me räägime isegi kui ei diskrimineeriks ja räägiks naistest ja meestest üleüldse, siis võib öelda niimoodi, et kuskil 30. eluaastaks me oleme nagu kõigest suhteliselt tipus. Meil on lihasmass on nii-öelda tipus, meil on luutihedus tipus, meil on nagu see nii-öelda hormonaalne tasakaal hea ja energiatase on kõrge ja pärast seda hakkab vaikselt see kõik nagu natuke taanduma. Ja see on natuke nagu paratamatu ka, eks see käib nagu eluga kaasas. Ja naiste puhul samamoodi, lihtsalt mis siis naistele mängib suurt rolli on östrogeen, eks ole, et naissuguhormoon östrogeen. Ja ta tegelikult ta mõjutab meie tervist nagu palju rohkemal määral kui lihtsalt nii-öelda, et kas me oleme naised või mehed, eks ole, ka meeste kehas on ju östrogeeni. Et ta mõjutab tegelikult väga palju üleüldist sellist tervist, heaolu, ka näiteks lihasmassi selles osas, et östrogeen naise kehas on selline nii-öelda lihasmassi säilitav hormoon. Ja kui me räägime nüüd siis selle 35-ndatest, eks ole, kus hakkab pihta see selline perimenopausi või siis menopausi eelne periood, kus otseselt veel nagu östrogeeni tootmine ei lange või nagu ta võib olla suhteliselt samal tasemel, aga tekivad ikkagi nagu sellised hormonaalsed muudatused ja võib-olla üks teine hormoon siis, mis mängib ka selles tsüklis rolli ehk progesteroon, et see östrogeeni ja progesterooni nii-öelda tasakaal hakkab järk-järgult nagu natukene häiruma ja selle tulemusel võib siis tekkida tsüklis lihtsalt häireid, eks ole, võib tekkida sellised meeleolumuutusi, oled natuke rohkem kuidagi pinges, oled rohkem võib-olla kuidagi tujukam selle tulemusena. Ja noh, perimenopaus siis viib nii-öelda menopausini välja, eks ole, et kui siis östrogeeni tootmine sellisel kujusel siis lakkab ja siis on nagu teised mured. Ma just mõtlen, et tegelikult on ju väga keeruline eristada, et kas nüüd see stress ja tujukus ja kõik see on nüüd põhjustatud sellest perimenopausi ajast ja nendest hormonaalsetest muutustest või on tegemist lihtsalt ongi tavapärase elulise stressiga on ju töö ja kõikide nende asjadega seotud. Et kas meil on mingisugust, on sul mingit nippi, kuidas eristada, et võt, ma olen nüüd tujukas või emotsionaalne sellepärast, et mul on need hormoonid, mitte sellepärast, et mul on, ma ei tea, väljaspoolt midagi hoopis. Ja, noh, eks need muutujaid on ju rohkem kui üks. Ja kui me mõtleme üldse tänapäeva elu peale, kui palju meil on võib-olla rohkem sellist vaimset pinget. Võib-olla 100 aastat tagasi seda nii palju inimesed ei kogenud, eks ole, inimesed tegid füüsilist tööd, neil ei olnud aega mõelda sellistele asjadele. Neil olid
eksistentsiaalsed probleemid, eks ole, pigem, eks ole, kus ma saan toidulauale. Aga et tänapäeval, eks ole, on järjest kõrgemad ootused, suuremad ambitsioonid, vastutusrikkamad töökohad, eks ole. Juba see kortisooli tase on kõrgem, see stressi tase on kõrgem. Kui see stressi tase on pikka aega kõrge, siis absoluutselt ta hakkab meid igat pidi nagu vaimselt väsitama, eks ole. Et ongi jah, sellel ka nii-öelda tujukusel on nagu mitu mõjutajat, et me ei saa öelda ainult, et näed, et tal on lihtsalt praegu, ma ei tea, pahad päevad, eks ole, et see võib olla ka tingitus muust, on ju. Ja samamoodi teistpidi hormoonide puhul on ju, mis on need positiivsed nagu nii-öelda tujuhormoonid, serotoniin on ju, dopamiin täpselt samamoodi, võivad olla jällegi mõjutatud regulaarsest treeningust, eks ole, mõjutatud väga palju meie toitumusharjumustest, on palju mõjutatud näiteks une kvaliteedist, sellest, kui palju ja kuidas me magame. Et jaa, ongi, selles mõttes on natuke raske võib-olla vahet teha sellel, aga jah, et tõesti, nagu kui me räägime konkreetselt naistest, siis see nii-öelda menstruaaltsükkel ka ikkagi mängib seal taustal vähekene rolli ka selles meeleolus ja sellises väsimusastmes, siis ütleme nii. Ja sellises üleüldises elu energias on ju, et kui palju meil on elu energiat. Absoluutselt, just. Kas ütleme, vaata, sa oled ka mingi personaaltreener on ju, et kas see, kui sul nüüd tuleb sinna jõusaali personaaltreeningusse 3 naisterahvast, üks on 30, üks on 37 ja teine on 47. Et kas sa siis reaalselt teed neil erinevad jõusaali harjutused, erinevad soovitused, erinev kava? Kava kui selline, ma arvan, ei pea olema väga palju erinev. Selles mõttes, et kui me räägime sellest, et nad oled jõusaali lihastrenni tegema, eks ole, siis baasharjutused ju lihasgruppidel on ikkagi nagu sarnased. Et kükk jääb ikka kükiks ja käärkükk jääb käärkükiks ja väljaasted jäävad väljaasteteks. Aga jah, et pigem selle 3 eale saab natuke võib-olla läheneda erinevalt just näiteks toitumise poole pealt, et sealpool nõu anda ja üldiselt ongi, et ega selles vanuses naisterahvad räägivadki natukene nagu ka, neil on erinevad mured, ütleme niimoodi. Et ütleme, need naised, kellel hakkab juba tulema see menopausi periood, et neil ongi natukene teistsugused mured, neil on võib-olla lihasvalu on rohkem ja nendel ongi unekvaliteet on halvem ja on seda öist higistamist näiteks ja selliseid asju võib-olla, mida 30-ndates naised veel ei koge. Aga kas see vastab tõele, et alates 35. eluaastast, ma olen kuulnud mingisugust lauset, et alates 35. eluaastast siis ikkagi jõusaal on ikkagi suhteliselt kohustuslik? Just selle sama... Jõutreening on küll ja jõutreening on äärmiselt vajalik ja see põhiline mõte, miks ta vajalik ongi selles, et kui see östrogeeni tase meie kehas järk-järgult langeb, mis on siis nii-öelda lihasmassi hoidev hormoon, siis see tähendabki seda, et meie lihasmass ka järk-järgult hakkab taanduma kehas. Ja miks see lihasmass on? Seal on nagu nii palju asju, miks see lihasmass on äärmiselt vajalik. See tundub nagu, et miks mul neid lihaseid vaja on, eks ole. See on nagu elu kvaliteedi küsimus tegelikult. Sest paljud arvavad, et nii kui ma sinna jõusaali lähen, nii ma olen kohe nagu siuke jacked on ju. Aga tegelikult see ikkagi väga palju peab vaeva nägema, et see siuke kapp välja näha. Ja seal nagu mängivad rolli ikkagi nagu hormoonid hästi palju ka, ja ütleme, selleks, et naised ikka saaksid ikka nagu väga suureks, selleks on spetsiifiline treening üldse. See ei ole see tavapärane lihastreening, mida me jõusaalis teeme. Ja naise kehas üleüldse ei ole testosterooni nii palju kui mehe kehas, mis seda lihasmassi nii väga siis aitaks kohe siin kasvatada äärmiselt suureks, eks. Et selles mõttes seda ei tasu karta. Aga jah, et lihastreening just nagu elu kvaliteedi seisukohalt on äärmiselt oluline, eks ole, ja kui meil on rohkem lihasmassi kehas, me vigastame ennast vähem, nagu ei kuku, lähed talvel mägi suusatama, eks ole, kukud, ei ole sul need vigastused nii rasked, kui sul on tugevam lihaskond, nagu näiteks, eks. Siis üleüldse erinevad igasugu vigastused tegelikult nagu kulgevad palju kergemalt, kui sul on lihastoonus hea. Ja üleüldse, eks ole, lihasmass on kehas aktiivne kude, mis tähendab seda, et lihasmassi nii-öelda üleval pidamine keha jaoks on energiakulukam. Ehk siis me saame öelda seda, et kui meil on rohkem aktiivset kehas nii-öelda rohkem aktiivset massi, siis me saame rohkem lubada endale näiteks
Ka nagu söömise mõttes, eks ole. Kuigi see tavaliselt on vastupidine, on ju, et kui me hakkame seda lihasmassi tegema, siis kaal tavaliselt mitte ei lange, vaid vastupidi võib tõusta. Võib ikka tõusta, sest lihas üldiselt kaalub rohkem kui rasv, aga sellest ei tasugi ennast kuidagi ära ehmatada. Ja kaalunumber on lihtsalt number, et tegelikult palju parema pildi ja sellise adekvaatsema pildi annavad ikkagi nagu mõõdud, riided sinu seljas ja visuaalne pilt, keha koostis, on ju, et kui palju on lihasmassi, kui palju on rasvamassi, et see annab palju parema pildi, et see kaalunumber on kõigest number, et sinna ei tasu kunagi takerduda ja kinni jääda, ma arvan. Aga nii-öelda, ma tean paljusid, kes ongi, et see on siuke, ütleme 40-ndates naine, on ju, 35-45 umbes seal, ja et mina teen ikka trenni ja siis ongi, et no korra nädalas käin jõusaalis ja siis ma ei tea, 2 korda nädalas on mingisugune rühmatreening. Kas see rühmatreening, mis rolli see rühmatreening ja siuke higistamine ja hüplemine ja kargamine siis üleüldises elustiilis või tervises selles vanuses mängib, et kas seda võiks teha, peaks tegema või tegelikult võiks selle ikkagi asendada enamjaolt jõusaaliga? No tegelikult võiks mõlemad teha, eks üks on siis aeroobne treening, teine on lihastreening ja mõlemat on vaja. On natuke nagu erinevad mõtted, miks teha aeroobset treeningut, miks teha lihastreeningut. Et aeroobne treening on siis eeskätt meie südamelihasele suunatud nii-öelda treening, meie südamelihas on ka lihas, ka tema tahab trenni teha ja ütleme, kui sul on tugevam süda, eks ole, sul on tugevam hapniku tarbimiselundkond, siis üleüldse sa oled võimekam füüsiliselt ja see on jälle seotud ka selle sama pikaealisusega, et me tegelikult elame kvaliteetsemat ja pikemat elu tänu sellele, kui me oleme nagu füüsiliselt võimekad ja tugevamad. Ja lihastreening on jah siis jälle otseselt nagu suunatud nii-öelda selle lihasmassi poole peale, sest et seal on ka nagu hästi palju üleüldse kasutegureid, eks, et alates sellest, et kuidas me energiat käitleme ja töötleme ja kuidas meie keha nii-öelda toimib. Et see on nagu täiesti erinev, et kas sa oled sportlik või oled sa nii-öelda ebasportlik inimene. Et mõlemaid on selles mõttes vaja, ühte ei peaks teisele eelistama, ma arvan, ja võib-olla siin isegi saab määravaks see, mida ka paljud psühholoogid soovitavad, et iga inimene tegelikult peaks leidma nagu selle, mis talle meeldib teha. Sest et vaata, potentsiaalselt sa jääd seda tegema pikemat aega, kui see tegevus sulle meeldib. Versus, et sa nagu sunnid ja surud ennast tegema midagi, mida sa tegelikult nagu päriselt ei taha, Q2 võib-olla kuidagi teed ära, aga siis inimesed kipuvad ju loobuma nendest asjadest, mis neile päriselt ei meeldi. Jaa, ma eile just sattusin rääkima ühe naisterahvaga, kes ütles, et ma olen juba, või hakkasimegi rääkima trennist ja siis tema ütleski, et ta on juba 2 kuud käinud trennis ja no ei lähe kergemaks. Et ei meeldi minna ja nagu endiselt peab nii tugevalt sundima. Samal ajal, kui mina seal kõrval olin, et ma teen nagu natuke teist moodi nagu jõusaali harjutusi praegult, nagu uut moodi treenin ennast ja see on nii põnev minu jaoks, et ma ei suuda ära oodata, millal ma saaksin järgmine kord trenni minna. Ja siis tema ütles, et tema sellest aru ei saa, et ta nii ootab, millal see harjumus ja meeldivus tekib, aga juba mitu kuud ja nitsevo on ju. Ja siis ma just ütlesin talle, et aga et võib-olla teed valet trenni. Ja. Et see peaks ju tekkima, me peaksime tahtma minna, et isegi kui me ei viitsi, tihtipeale me arvame, et me viitsi on ju minna trenni, aga et siiski ta ikkagi nagu liiga jõuline sundimine ei tohiks olla, on ju? Ei tohiks olla, ja ma arvan, kuskilt ma nägin alles hiljuti sellist quote'i, see oli päris hea, et sellel hetkel oled sa võidus, kui sa ei lähe trenni mitte sellepärast, et need püksid mahuksid jalga, vaid sa lähed trenni sellepärast, et sa nagu tahad seda tunnet ja sa päriselt tahad minna. Et siis sa oled võidus. Ja nüüd ongi see, et mis spordiala see kellegi jaoks on, see ma arvan on erinev. Et tegelikult tasuks nagu alustada sealt, et mis on see minu asi, mis minule meeldib, et võib-olla see jõutreening seal jõusaalis ei ole minu asi, aga võib-olla seda jõutreeningut on võimalik teha kuidagi teisiti, organiseerida kuidagi teisiti, teha võib-olla kodus või kuidagi kolmandat viisi. Et see ei pea olema kõigil nagu üks ja sama, et nii jõutõmme, kätekõverdus, kükk ja kõhulihased.
et võib-olla see on nagu midagi muud. Midagi loomingulisemat või midagi sugust nagu teise nurga alt, on ju. Aga mis siiski treeniks neid lihaseid, on ju. Mis siiski treeniks neid lihaseid, just, et see lihastreening selles mõttes ikkagi selline A ja O on jah, et ja ütleme, kui me räägime siit edasi, on ju juba see ülemineku iga ja menopausi aeg, eks ole, et siis ongi tegelikult naisel nii see lihasmassi osa kukub suhteliselt drastiliselt ja samamoodi luutihedus langeb. Eks see osteoporoosi tekke hilisemas eas on jällegi ka selle regulaarse treeningiga hästi omavahel seotud. Aga kas meestel seda ei ole või? Osteoporoosi nii mitte, aga selles mõttes ka meestel jah, et ka nendel on nagu selles mõttes ülemineku iga kui selline olemas, kus nendel siis testosterooni tase kehas samamoodi langeb. Ja neil ka see jõutreening on see tegelikult, mis seda testosterooni taset tõstab. Nii et kutsun siin kohal kõiki mehi ka ikkagi nagu jõusaali külastama. Aga et siiski ma mõtlen, et ongi, et kui mina seal jõusaalis olen, on ju, siis ma näen väga palju, seal on kõrval on ka need rühmatreeningud, on ju, ja siis sealt rühmatreeningust tavaliselt tulevadki välja ikkagi siuksed 45-55 vanuses naisterahvad, on ju. Ja siis ma olen lihtsalt mõtisklenud selle peale, et kas see on piisav, on ju, et ongi, et ma just oma sõbrannaga ka, ma 36 on ju, et oma sõbrannadega, kes on samas vanuses, just arutasime, ta just ütles ka, et talle nii meeldib tantsida, aga siis me just jõudsimegi kambaks siia arutades, et me oleme jõudnud vanusesse, kus ainult tantsimisest ei piisa. Ja siis nüüd tema on siis ka see, kes nagu, et elus esimest korda ta läheb jõusaali. Ta ütles, talle ei meeldi käia jõusaalis, ta on alati tantsuinimene olnud. Jooga ta võttis ka juba mõni aeg tagasi juurde, et no midagigi juba uut on ju. Ega nagu veidi rohkem lihastele on ju. Aga et nüüd on jah, et okei, et ta nagu adus ka, et okei, et vanus on juba seal, et ta peab võtma seda jõutreeningut juurde, et ainult tantsimisest ei piisa. Ja ma arvan, et ka sellele rühmatreeningule juurde võtta 2 korda nädalas suuremad lihasgrupid läbi teha oleks nagu imeline kombo, nagu päriselt, täitsa kohe vajalik. Aga nüüd vastupidi, mina käin praegult ainult jõusaalis. Kuskil 3 korda nädalas käin ainult jõusaalis. Aga ma kõnnin ja liigun iga päev umbes 10 000 sammu. Mul on see auraring katki, ma praegu ei tracki oma samme, aga kui ta oli mul veel terve, siis ma nägin, et ma tegelikult kõndisin iga päev oma täiesti tavalist elu elades, mitte nii, et kuna mul on koer, siis ma tegelikult käin koera kalutamas ja ma olen ikkagi päris palju liigun, mul 2-korruseline kodu on ju, siis 2 korruse vahet ja kõik see. Et ma liikusin iga päev ikkagi, no ütleme 8000 kuni 14 000 sammu iga päev, olenevad päevast. Et kas see siis nüüd on, et kas see ei lähe selle aeroobse treeningu alla? Tegelikult ikkagi läheb, ta on mõõduka koormusega aeroobne treening, eks. Et kui me vaatame ka selline organisatsioon on maailmas nagu WHO, eks, ehk siis maailma tervishoiuorganisatsioon. Mis on maailma tervishoiuorganisatsiooni soovitused? Ongi see mõõdukas koormus, selline 150 kuni 300 minutit nädalas, mis ongi kõndimine. No siis siin on juurde pandud selline intensiivsem töö, mis on siis, see võib olla intervalltrenn, see võib olla jooksmine, see võib olla rattasõit, ujumine. No, ma retsilt hingeldan seal jõusaalis ka muidugi. Jaa, aga ma tahtsingi öelda, aga see tegelikult ta võib olla ka jõutreening, sest et jõutreening iseenesest ju mingid harjutused ju tõstavad pulssi päris korralikult, et ta on ikkagi nagu selline kõrgema pulsiga töö, eks ole. Siis see 3. soovitus ongi lihastreening 2 korda nädalas suurematele lihasgruppidele. Nii et selles mõttes ma arvan, et sa oled suhteliselt kenasti ära seal katnud. Võib-olla võib lihtsalt aeg-ajalt mõelda juurde, et äkki võiks olla korra 2 kuus mingi selline liikuvustreening, kas siis mingi jooga, midagi sellist, kus sa saad natukene nagu nii-öelda liikuvust ja venitust juurde. Seda ma käin tavaliselt ma ei tea, ekstaatilist tantsu või käin salsat tantsimas või midagi, siis see on ka jõhkralt rasked. Või mitte rasked, aga... Sa saad oma liikuvuse tegelikult kätte, eks ole, et liikuvus on ka nagu üks nii-öelda komponent tegelikult sellise pikaealisuse ja sellise vitaalsuse ja selle juures, ma arvan. Ehk siis, et kui me võtame selle liikumise teema ja ütleme, kuna enamus minu podcasti kuulajad on ikkagi naised, et siis kui me võtamegi selle liikumise teema naiste võtmes kokku, et siis ongi, et mida vanemaks me saame, seda rohkem me tegelikult peaksime panema sisse jõutreeningut, et ainult sellest toredast aeroobsest treeningust või sõbrannaga õhtul pikema jalutuskäigu tegemisest ei piisa enam, on ju.
just nimelt. Peab tulema see ikkagi see jõutreening ka sisse. Ja see jõutreening ei tähenda seda, et ma pean 4-5 korda nädalas käima jõusaalis, pluss ta ei tähenda seda, et ma nüüd kohe 3. nädalal olen musklis naine valmis, on ju. See niimoodi ei käi, jah, just. Okei, aga kui me nüüd liigume näiteks toitumise juurde, sa oled ju ka toitumisnõusta, on ju. Tundub, et see personaaltreening ja toitumisnõustamine käib väga käsi käes, on ju. Ja, või üldse liikumine ja treening ja toitumine nagu on nad on nii-öelda ühe mündi mitu külge. Ma arvan, et ühte ilma teiseta ei saa. Mulle kunagi üks sõbrast või personaaltreener ütles, et kui sa tahad vormi saada, siis mine trenni jõusaali, siis mine jõusaali. Aga kui sa tahad kõõnaks saada, siis vaatame toitumist. Aga väga paljud lähevad ju trenni eesmärgiga kõõnaks saada. Aga tegelikult, ehk siis, et võiks öelda see, et kui ma tahan alla võtta ja nii-öelda kõhnaks saada, siis ma tegelikult ei peaks üldse trenni minema, ma võiks ainult toitumisega tegeleda. No põhimõtteliselt küll jah, et ega kaalulangus iseenesest on ju matemaatika, eks. Et kui ma suudan tekitada oma päeva sisse sellise väikese defitsiidi, kaloridefitsiidi, selline 300-500 kilokalorit, söön vähem, kui ma kulutan, siis sellega õnnestubki põhimõtteliselt kaalust alla võtta. Ma olen kuulnud nii palju seda lauset, et söö vähem, kui sa kulutad. Mul pole õrna aimugi, kui palju ma söön kaloraažilt ja mul pole õrna aimugi, kui palju ma kulutan. Et ma tean seda, palju ma samme teen, ma tean seda, mitu tundi ma nädalas kuskil jõusaalis olen. Aga see, kui palju ma päevas kaloraažilt sisse söön või välja higistan, pole õrna aimugi. Kuidas me seda teada saame? Kas ma tõesti pean hakkama lugema kalorit? See tundub nii stressirohke. See ongi stressirohke, ma arvan, et see ei ole seda, selles mõttes see ei ole neid küünleid väärt, ütlen ausalt. Aga esialgu ka, kui mina tegelikult toitumisnõustamises oma klientidega tegelen, siis ma ikkagi palun neil algselt kirja panna. Sest et me saame sealt selle pildi lihtsalt ette, et kui palju see keskmine selline päevane tarbitav energiahulk on. Aga siis ei me pane kirja nüüd kalorit, me paneme ühe õunasõin, on ju? No või siis mingi, ma ei tea, kausitäis putru, on ju? Et ikkagi niimoodi. Ja sealt saab, mina saan sealt ikkagi nagu üldises plaanis ma saan hinnata, on ju, kus on need kitsaskohad võib-olla, mis jääb puudu, näiteks ka toitainete mõtteseks, et meil on valgud, rasvad, süsivesikud ja naiste puhul üsna tavaline on see, et need valgukogused jäävad natukene kesiseks. Et kuidagi naised söövad vähe valku. Ma ei oskagi öelda, millest see tingitud on. Ma arvan lihtsalt võib-olla vähene teadlikkus, sest ega see valk otseselt sul lihasmassi nagu selles vohama ei pane. Aga äärmiselt vajalik ja kui me tuleme jälle sinna ülemineku eas või perimenopausis naiste juurde, siis jälle valgud. Sellepärast, et kui sa hakkad tegema lihastreeningut, mille pealt su keha seda lihasmassi üles ehitab, ta ehitab seda valkude pealt. Kui sa ei anna talle nagu ehitusmaterjali, siis ei ole kehal seda nagu millestki teha. Et valgud on alati need, mida ma ka nendelt klientide toitumispäevikutelt nagu ajan tõesti näpuga järge. Ja see on üks nagu põhiline asi, mida ma tegelikult aastate vältel olen soovitanud. Ja kusjuures seda toitumispäevikut soovitan isegi mina. Sest et ma ei ole mitte elu sees kunagi lugenud kaloreid, aga kui ma tegin mõni aeg tagasi toitumispäevikut iseendale, lihtsalt et aru saada, et kui palju ja mida ma siis söön. Ja siis kui ma hakkasin kirja panema, siis ma olin päris üllatunud, sest ma ei pannud tähelegi, kui palju ma söön. Sest et need väiksed näksimised tulevad nii kergelt, et ma võtan ühe batoonikse siin on üks banaan, eriti kui me räägime nagu süsivesikute rohketest näksidest, on ju. Siis ma söön seal, ma ei tea, teen arvutiga tööd, kõrval on mingi pähklikaus ja siis ma järsku vastan, need pähklikaus on tühi, on ju, pähklikauside pähklid ära söönud. Et ongi pidevad just nimelt süsivesikute rohked ampsud. Ja kui ma seda kirja panin, siis see oli väga, väga hea nii-öelda korrale kutsuja, kui ma pidin hakkama järjest kirja panema. Ja teistpidi vaata, see jällegi kutsub sind korrale ka selles mõttes, et kui sul tekib nagu mingi isu, aga sa pead täitma oma päevikut. Ja kui sa ei taha seda asja sinna päevikusse kirja panna, siis võib-olla ei ole mõtet seda süüa. See nagu niipidi kutsub korrale ka. Aga ta annabki hea pildi, sest me üldse nagu ei salvesta ise seda ära. Kui palju me kuskilt midagi haarame ja üks halb asi on ka see, kui me söömegi niimoodi, et me ei keskendu söömisele, vaid me kuidagi teiste tegevuste kõrvalt. Siis see ei pane elu sees neid koguseid ju tähele tegelikult, kui palju sa võtad midagi. Aga kui sul on kindel söögi aeg, mul on taldrik ees,
ilusti taldriku reegli järgi täidetud, eks ole, siis sa tead nagu suhteliselt hästi, palju sa tegelikult sööd ja kui toidukorrad on kindlad. Just. Ehk siis, et kui me hakkame jälgima seda toitumist, siis tegelikult kehakaal hakkab langema ja jõutreening või üldse treening ongi siis seal kõrval ongi ühelt poolt siis vormi saavutamiseks, natuke toonuse tõstmiseks ja siis südame-vereringkonna treenimiseks on ju. Aga et siis selle aeroobika ja jõusaaliga ma otseselt kõhnaks ei saa, on ju. Et kui ma ikkagi nagu kehvasti toitun, siis ma võin seda jõusaali teha, aga et see toitumine on see, mis tegelikult loob seda... Ja ta loob ikkagi selle vundamendi, sest et vaata, kui me ei ole trenni teinud üldse ja hakkame hooga tegema, mis siis juhtub isuga? Isuga üldiselt kasvab. Muidugi isu kasvab, sellepärast, et sa ju kulutad rohkem energiat läbi kehas päeva jooksul. Ja see ongi see, ja siis see on nagu kerge tulema, et teen kõvasti trenni 6 päeva nädalas, eks ole, ja siis söön, mida tahan, aga samas kaal ei lange, eks. Lõpuks väsitan ennast lihtsalt ära, saan mingi vigastuse või mis iganes. Ja mulle tundub, et see on täiega levinud, et ongi, et nüüd ma hakkan trenni tegema, nüüd ma hakkan kõhnaks saama. Ma lähen trenni ja ongi, ja siis tekib see ahastus, et ma teengi 5-6 korda päevas, või mitte päevas, vaid nädalas trenni. Ja midagi ei muutu. Ja mitte midagi ei muutu. Vaata, et kaal läheb veel suuremaks, on ju, sest lihas hakkab kasvama, on ju, kes siin kaalunumbreid jälgib. Aga et kas või lihtsalt see sama base on ju, või noh, see on et ongi, et ma teen nii palju trenni ja mitte midagi ei muutu. Jah, see võib olla, üsna sageli ongi, et lihtsalt on, kuna energiakulu on suurem, siis me märkamatult sööme rohkem. Mis ma veel olen klientide puhul täheldanud, et siis on see, et nädala sees olen tubli, nädalavahetusel lasen kuidagi ohjad käest, eks ole, et nädala sees näiteks hoian kaloraaži, nädalavahetusel on 2 päeva sükest vabamat graafikut ja siis ka samamoodi ju sul ei teki seda väikest defitsiiti, kui sul tõesti on eesmärk see mõni kilo alla saada, on ju. Ja teisalt näen ka seda, et on inimesi, kes ei julgegi väga palju süüa, söövad pigem nagu suhteliselt kesiselt vähe, teevad hästi palju trenni. Mul oli üks hea näide ühe kliendiga kunagi niimoodi, ka naisklient oli, et sõi seal vaevu seal 1300-1400 kalorit, mis on suhteliselt selline baasaine vahetuse piiri peal. Ja tegi 5-6 korda nädalas, nagu käis rühmatrennis, tegi jõudu, kõike ja üldse kaal kuskil suunas ei liikunud. Käis toitumisnõustamisel ära, vaatasime, mis toitained, kui palju peaks ja ütleme keskmise naise päevane kaloraaž. Võiks tegelikult jääda vabalt sinna 2000 juurde. See tundub suur number, aga see tegelikult on täitsa normaalne, kui sa vaatad, et need toitained oleks kenasti paigas, eks valgud, rasvad, süsivesikud. Ja saime mõni aeg hiljem kokku temaga ja ta oli silm nähtavalt võtnud kaalust alla. 10 kilo kindlasti läks. Ja siis küsisin, räägi, mis sa nüüd tegid teisiti? Hakkasin rohkem sööma. Eks. Et see võib ka olla, eks. Aga kuidas see siis sedasi toimis? Miks ta siis hakkas kaalu langetama, kui ta rohkem sööma hakkas? Sellepärast, et kui me sööme nagu ebaregulaarselt, sööme kord vähe, siis jälle rohkem, eks ole, siis keha tegelikult, mida keha tahab? Keha tahab tasakaalu. Ta tahab saada iga päev sama hulk energiat, tahab saada sama hulk puhkust, und ja kõike. Et keha on nagu, tunneb ennast väga hästi sellises tasakaalu olekus nii-öelda. Ja kui me sööme tegelikult nagu liiga vähe, siis me sellega aeglustame mainevahetust, eks ole, ja siis kui tuleb see mingi nädalavahetus, eks ole, siis jälle on võib-olla mingi süke pidusem sündmus, siis jälle sööme rohkem, eks ole, ja siis ongi see keha on ka suhteliselt stressis, eks. Et ta ei lase seda kaalu ka nii kergesti liikuma. Ja siis ta hakkab ju kokku hoidma, kuna ta ei tea, et mis edasi tuleb, kas tuleb jälle see, et ma olen nagu pigem defitsiidis või üldse ilma, on ju. Ja teen veel sel taustal hästi palju trenni, eks. Ja. Mida siis peaks, natuke sa mainisid on ju nende valkude olulisust, aga kui me üldse võtame selle osa, et mida me siis naistena peaksime teadma vanuse kasvades ka toitumisest, et kui me treeningust rääkisime, et kuidas need hormoonid mõjutavad meie toitumist? Hormoonid iseenesest mõjutavad toitumist palju, eriti kui tulles korra siia stressi juurde tagasi, siis ma usun, et kõik on märganud seda, et kui on selline pingelisem stressi rohkem periood, mis sisud meil on? Rasvane magus. Et millegi pärast, ja see on nagu mõnes mõttes loogiline, et meie kehad ongi nagu niimoodi ehitatud üles, eks ole. Kui meil on kui me räägime stressist, pikaaegsest stressist, sellisest kroonilisest stressiseisundist, siis see keha jaoks ongi ju mingi selline
pidev sihuke võitlev või põgene seisund, eks ole, ja see on energiakulukas, eks ole, ja siis meie keha kogubki seda rasvast ja magusat selleks, et olla siis valmis sissetungijaga nii-öelda vastu astuma. Ja siis ongi vaja neid kiireid süsivesikuid, mida me sellest rasvast ja magusast saame. Just, et seda, see nagu kohe mõjutab seda. Aga ütleme, kui me räägime konkreetselt naistest, eks ole, lisaks sellele valgule, mis on veel äärmiselt oluline, kindlasti kvaliteetsed rasvad, mida kindlasti ma propageerin nagu kõikidele oma klientidele, on omega-3 kalaõli, sellepärast, et just kalaõli tegelikult mõjutab hästi seda põletikutaset kehas. Ja ühest küljest põletikutaset mõjutab see sama stress, millest me rääkisime, et kui see kortisool on pikka aega kõrge, siis sul tegelikult ka kehasisene selline põletikutase on kõrgeks. Teisalt jälle, kui me räägime östrogeenist, siis östrogeen naise kehas on ka põletiku alandava toimega kergega. Ja nüüd on ju, kui see östrogeen hakkab ajas mängima, eks ole, ja siis vanuse kasvades üldse ütleme, see östrogeeni tootmine langeb, siis ka tegelikult naise keha põletikutase nagu suureneb või läheb kõrgemaks. Et siis kvaliteetne kalaõli, eks ole, üldse rasvane kala, makrell, lõhe, heeringas, kõik need sellised rasvased kalad võiksid olla kindlasti nagu nii-öelda esikohal, samamoodi pähklid, seemned, aga nagu mõistlikus koguses on ju väga kaloririkkad. Nad on rasvased, eks ole. 1 gramm rasva annab 9 kilokalorit. Kui me võrdleme 1 gramm süsivesikut või valku annab kõigest 4, siis rasva ongi 2 ja natuke rohkem korda rohkem. Ehk siis ta on väga energiatihe. Ja? Ehk siis rasvadega, sellepärast rasvadega kerge liialdada, et need juustud ja kõik need asjad lähevad nagu hopsti ja üldse ei pane. Avokaado on ka rasv, aga ta vist on nagu tervislik, natuke kergem rasv. Ja, ta on küllastamata rasvhapped. Et avokaado samamoodi, aga kui ma ikkagi iga päev söön terve avokaado kogu aeg ära, siis ta samamoodi ikkagi nagu nii-öelda rasvad lähevad lõhki. Eks, et lõppkokkuvõttes ega energiaga on nii, et vahet ei ole, millest ma selle energia üle söön, kas rasvadest, valkudest või süsivesikutest. Kui seda saab liiga palju, siis mida meie keha sellega teeb? Talletab, on ju. Et võiks olla ju niimoodi, et kõik, mis jääb üle, kuidagi sellest vabanetakse, kahjuks mitte. Et selles mõttes ei ole vahet ja saab ka nii-öelda jutumärkidest tervislikest asjadest süüa ennast nagu üle. Et selles mõttes ei ole vahet, jah. Et need rasvad, ma arvan, on kindlasti omal kohal. Süsivesikuallikad, eks ole, köögiviljad, juurviljad, pigem siis energia mõttes madalama energiasisaldusega juurviljad, köögiviljad. Näiteks? Puuviljad. Juurviljad, köögiviljad, mida eriti ju soovitatakse üleminekujas naistel on kõik need ristõielised köögiviljad, brokkolid, lillkapsad sellised, et samamoodi toetavad nagu hormonaalset tasakaalu kehas. Ja üleüldse jah, et pigem nagu võib-olla vähem sellist nagu valget teravilja või ütleme rafineeritud teravilja, ikkagi pigem rohkem täistera, rohkem köögivilja. Et need süsivesikud ka hakkavad seal, ütleme, ülemineku eas mängima nagu suuremat rolli. Ja samal ajal tegelikult me võime nendest köögiviljadest ennast ju ka nii-öelda kaloraažilt lõhke süüa, et kui me ikkagi teemegi seal ühe paja toitu köögiviljadest ja paneme sinna kartul, maguskartul ja porgand ja kaalikas ja siis paneme natuke paprikat ja tomatit ja siis on kõik nagu nii suure suhkrusisaldusega köögiviljad. Et võib ju tunduda, et ootad, need on jumala tervislikud, ma söön ju köögivilju, aga siis samal ajal, kui me vaatame, et okei, et palju et kui magus see bataat või porgand tegelikult on ju. Pärklise rikkad on nad siiski need köögiviljad ka, eks, et selles mõttes jah, võimalikult erinev võiks olla see köögiviljade valik, või ütleme siis niipidi. Ja mida veel, mis on viimaste aastate teadusuuringud räägivad palju kreatiinist toidulisandina, et ütleme siin 10 aastat tagasi kreatiin oli selline toidulisand, mis oli nagu selline jõusaali jurakate pärusmaa, nemad seal jõusaali nurgas tarbisid kreatiini selleks, et oma lihasmassi kasvatada, on ju. Aga tänapäeval on ka just sellised, ütleme, teadlased, kes rohkem uurivad naisi ja nagu ka selle hormonaalsüsteemi mõju naise kehale, siis väga soovitatakse kreatiini juurde tarbida. Seal juba ülemineku eas ja hiljem ka, et kreatiin on nii-öelda meie kehas täiesti
olev ühend, aga see ka ajas jälle väheneb ja ka mõjutab tegelikult siis üldiselt sellist nagu lihasmassi taset kehas. Kas me seda kreatiini saame kuidagi toidust või me peaksime seda ainult mingi pulbri näol? Sa saad tegelikult seda lihatoodetest ka. Kreatiin on nagu tegelikult kättesaadav lihas iseenesest. Aga jah, et seda soovitatakse seal, olen lugenud isegi see 5 grammi päevas naistel ka võtta kreatiini, et ja lisaks sellele, et on selle lihasmassiga seotud, on ta seotud ka pikaealisusega, vaimse tervisega, Alzheimeri riski vähenemisega hilisemas eas ja nii edasi. Et selles mõttes on selline suhteliselt uus. Aga mis see kollageenist arvad? Kollageeni kohta on ju ka, tegelikult on nii ja naa, täiesti teadusuuringud lähevad 2 lehte. Ma olen kuulnud täiesti erinevaid asju, et on teadlased, kes väidavad, et ei ole üldse võimalik toidulisanditest kollageeni kehal omastada. Samas jälle teisiti uuringud näitavad teistpidi väga häid tulemusi, kui see kollageeni kõrges koguses võtta juurde. Et see tõde on ilmselt kuskil seal vahel. Selge on see, et kollageeni tootmine ka vanuse kasvades langeb kehas ja see ongi põhjus ka ju, eks ole, miks meie näonahk läheb vanemaks ja meil tekivad kortsukesed ja nii edasi. Et selles mõttes ma arvan, et see tõde on seal kuskil keskel ja iseenesest ma kollageeni tooteid ka ikkagi soovitan seal 40-45 pluss naistel. Kui mitte juba varem, ma olen kuulnud isegi 35 juba peaks tegema aastas paar kollageeni kuuri. Just. Kas see vastab tõele, et kui meie keha on stressis või kui me oleme stressis, et siis just nimelt kõik see kõhurasv, mis naistel on, mille pärast tehti palju just sinna trenni minnakse, et siis me võime seda toitumist jälgida, me võime seda trenni teha, aga kui me oleme ikkagi stressis ja meie kortisoli tase on kõrge, siis see kortisoli tase on otseses seoses meie kõhu peal oleva rasvaga. Ja sellepärast kõhurasvas on palju neid kortisoli retseptoreid, on küll, ja et selles mõttes, et kõrge kortisoli tasemega, kui ta on selline pikaaegne ja krooniline, siis me kipume ikkagi siia kõhukese peale võtma seda nii-öelda kaalu juurde. Ja see hilisemas ka, ütleme ju, räägitakse ka menopausis naiste puhul, et just see kõhurasva peale, ütleme, kõhu peale koguneb nagu rohkem rasva. Et see on samamoodi seotud ka jälle nende hormonaalsete muudutustega kehas. Ja nii et selles mõttes stressiga tuleb ka nagu eraldi tegeleda, et see ei ole selline asi, mis lihtsalt ära läheb. Stress iseenesest ei ole ju midagi halba, kui me üleüldse mõtleme kortisolist kui stressihormoonist, meil kõigil seda päeva jooksul ta tõuseb ja langeb. Et kui meil kortisoli üldse ei oleks, siis see tähendaks hommikul seda, et sa tõused üles selle hommikuse serotoniini toimel, naudid oma kohvi seal teleka ees ja sa ei hakka üldse liigutama. Ehk siis tegelikult kortisol on see, mis meid paneb nagu päriselt liigutama, et meil on kohustus, meil on vaja minna, meil on vaja kiirustada, et on vajalik, äärmiselt vajalik hormoon. Aga lihtsalt, mis on häda sellega, et kui ta on pikka aega on kõrge, eks ole, ja kui meil ongi selline pingeline elu, palju kohustusi, ei oska ennast kuidagi välja lülitada, ei oska puhata, võib-olla magame halvasti, toitumisharjumused on ka sellised ebatervislikud, eks ole, et võib-olla on vähem seal värsket, on ju, millest ka keha üleüldse saab seda serotoniini ehk õnnehormooni toota, eks ole, ehk trüptofaani rikkad toiduained näiteks. Siis see nagu jah, kõik toobki kaasa selle kõrgenenud stressifooni ja tegelikult ka siis kõhule koguneva väikse rasvakihi. Kas ma saan õigesti aru, et kui me võtame nagu kokku selle toitumisosa, et siis, et mida vanemaks me saame, seda rohkem me peaksime hakkama sööma kala, liha, muna, rohelisi köögivilju ja seda vähemaks peaks meie portsjonitel jääma igasuguseid süsivesikuid. Rafineeritud süsivesikuid, tahaks öelda. Ehk siis kõik igasugused riis, kartul. Ütleme isegi, ma ütleks nagu võib-olla makaronid, pasta, valgest jahust tooted, sest tegelikult kui me mõtleme üldse valgest jahust toodete peale, siis ta on ikkagi tühi kalor. Eks kui me võrdleme kas või leiba või saia, siis ühest küljest on nagu nende energeetiline väärtus on selles natuke erinev, et leib on nii-öelda aeglane süsivesik, on ju põleb kehas läbi nii-öelda aeglasemalt ja sai üsna kiiresti.
aga kui me vaatame nüüd neid mikrotoitaineid seal sees, siis sellest leivast me saame ka ikkagi nagu rohkem vitamiine, mineraalaineid ja sellest valgest jahust me saame lihtsalt tühjad kalorid. Ehk sa saad lihtsalt nagu selle korraks täiskõhu tunde, kui see on veel mingi saiake võib-olla, mida sa oled väga ihanud, siis väike dopamiini taseme tõus tekib ka pärast seda saiakese söömist, et sain kätte, väga mõnus oli, on ju. Aga jah, et just need rafineeritud teraviljad, ma paneks nagu neid igal juhul võiks vältida, jah, et see riis võiks olla ka ju mitte siis valge, vaid võib-olla ikkagi nagu täisterariis. Jällegi, sa saad sealt rohkem mikrotoitained, sest me tegelikult ei söö ainult selleks, et me saame energiat, vaid me sööme selleks ka, et meil oleks vitamiinid paigas, mineraalained paigas, fütotoitained, antioksüdandid, et me elame kaua, et meil oleks tervis hea, et me oleks vitaalsed, rõõmsad ja nii edasi. Et see ei ole ainult nagu see, et energia sisse, energia välja. Et kui see oleks nii lihtne, siis olekski ju üleüldse elu oleks lihtsam ja kaalulangetus oleks ka lihtsam, eks ole. Ja muidugi, mida ma ei maininud, hetkel ongi see nii-öelda magus on ju, et magusaga peaks ikka hakkama ikkagi väga piiri pidama, ma saan aru, et mida vanemaks me saame, sest et ongi seda vähem me seda magusat peaks sööma, sellepärast et meie ju seedimine aeglustub ja kõik ja pluss siis kõik need muud protsessid, mis meie kehas on ju, et see tahvel šokolaadi, mis 30. alguses võib-olla läks kehast nagu lupsti kenasti läbi, on ju, siis nüüd 47-selt või 45-selt või isegi juba 37-selt on sellel tahvel šokolaadil või sellel saiakesel või koogitükil hoopis teine mõju meie kehale. Tal on teine mõju jah, et selles mõttes ongi, ma arvan, et kuni 30-ndani, ma arvan, kõik naised võivad seda öelda, et võisid vabalt lubada endale rämpstoit, magamata öid, läksid järgmine päev tööle, midagi polnud viga, olid endiselt väga nagu produktiivne, eks ole. Võisid lubada endale jäätist, kommi, šokolaadi ja siis tuleb see mingi maagiline vanus, kus enam need asjad niimoodi üldse ei tööta ja ka need asjad võib-olla ei tööta selles mõttes need, mida sa 30. alguses tegid selleks, et võib-olla paar kilo alla võtta, siis sa 40-selt tabad, et see sama asi ei tööta enam. See ei lähe enam nii, sest et meie kehas on lihtsalt toimunud muudatused. Jaa, ma olen ise täiega seda tundnud. Mul jäi silma enesearengu platvormil Upcreate Life, et sa teed seal väga lahedat koolitust tervisehäkk. Räägi natuke sellest lähemalt. See kirjeldus, mis seal oli minu jaoks väga huvitav. Mida see 21-päevane programm täpsemalt kuulutab endast? Jaa, no see 21-päevane, see on siis online platvorm, eks ole, et online programm. Kuidas ma ütlen ühe lausega, ta on natuke pikem, tervislike harjumuste juurutamise kursus, tahaksin öelda selle kohta nii. Sest et iga harjumus esiteks tuleb ajas. See ei ole niimoodi, et täna otsustan, et homsest hakkan hästi tervislikuks inimeseks ja siis teen kõik need muutused ja kohe olengi, eks. Et harjumuse nii-öelda kinnistamine vajab aega, ja seal on erinevad numbrid, 21 päev on üks selline läbiv, eks ole, millest on palju räägitud, et 21 päeva jooksul sa saad mõne uue harjumuse endal nii-öelda kinnistada. Muidugi sinna juurde on vaja distsipliini ka, et ainult nagu selle emotsiooni pealt võib-olla väga kaua ei sõida. Mis selle tervisehäki kursuses teeb eriliseks, on see, et ma olen kokku pannud seal erinevad komponendid, et ta ei ole ainult toitumiskava, mis lihtsalt tavaliselt, mis on saada. Saad tellida toitumiskava endale, saad tellida mingi treeningkava endale jõusaalis, eks ole. See ei ole üldse see. Sellepärast ta tunduski mulle nii huvitav, et ta tunduski nagu nii kompleksne. Jaa, sest et tegelikult see ongi ju kompleksne, sest et üks mõjutab teine mõjutab kolmandat ja neljandat ja nii edasi, et ei saa ühte teemat oma elust nii-öelda esile tõsta ja teist siis nii-öelda tahaplaanile jätta, nagu me rääkisime, eks seal treening ja toitumine käivad käsikäes. Väga palju on selle 21-päevase programmi sees toitumise osa, ehk siis täiesti nagu nullist lahti seletan seda, miks meil on ühte või teist või kolmandat toitainet vaja. Miks on vaja süsivesikuid, valke, rasvu, mida nad meile annavad, milliseid allikaid eelistada, kuidas seda vaadelda, pluss sa selle kursuse käigus saad ise teha endale auditit, ehk sa hindad kogu aeg ise enda teadmisi,
mingis siis valdkonnas, eks ole, kas ma tean süsivesikute kohta piisavalt, kui palju mul on menüüs süsivesikuid, kas ma oskan neid nagu kuidagi hinnata. See on nii hullult vajalik, sest et minu meelest on see, et öeldakse, kas sa ikka kiudaineid tarbid? Mul pole nüüd ma juba natuke juba tean, aga et nagu oli väga pikalt see, et ma polnud õrna aimugi, mis asi see kiudaine on. Kas ta on kuskil purgis, kus kohast on, eks ole. Või sa enne rääkisid ka, et võt ikkagi valke peab sööma, ja nüüd ongi see, et kas naised nagu, me kuuleme, et me peame valke sööma. Mis need on need valguallikad, on ju? Et ma väga pikalt ei teadnud ja siis see kogu see hea soovituslik info jäi nagu mingi filtri taha kinni, sest ma ei saanud aru, on ju. Mis see on, just. Ehk siis see tervisehäki kursus tegelikult annabki nagu selle, et sa saad asjadest aru. Mis on need valgud, rasvad, süsivesikud? Kui palju peab liikuma üldse igapäevaselt? Miks? Millist liikumist on vaja teha? Miks on oluline, mida annab jalutamine, mida annab nii-öelda intensiivne aeroobne treening, mida annab sulle lihasttreening. Miks on vaja iga päev näiteks õues viibida tunnikene, selleks, et su serotoniini tase oleks kõrgem päeva jooksul, et sul oleks parem uni. Eraldi on plokid on unest seal, eks, et kuidas nii-öelda juurutada neid häid uneharjumusi, kuidas tekitada endale iga õhtu sellist head unehügieeni, et sa üldse saad nagu õigel ajal magama, et sa puhkad ennast välja, sest seal on ka nagu nii palju kinni. Kui meil ei ole piisavalt tund, siis kõik need teised asjad lähevad ka vussi, eks ole. Siis on jälle hommikuti see toiduvalikud on juba nii ja naa, eks ole, siis tõuseb jälle see kortisoli tase, eks ole, ja nii edasi, ja siis ei jõua trenni enam, sellepärast, et sa oled väsinud ja kurnatud ja magamata. Ma ise kogesin eile, mul oli väga pikk päev ja õhtul jõudsin koju, ma olin lihtsalt nii vesinud ja väga tugeva tahtejõuga suutsin hoiduda, et ma ei läheks õhtul kell 11 mingit magusat võtma. Võtsin ühe magusamsu, aga see magusamsu oli kokosvõi. Ehk et ta oli kaloririkas, aga ta ei olnud suhkur. Et seda coconut butterit võtsin ühe amsukese, aga seal kõrval tegelikult oli mul valida ka tavalist šokolaadi, mis mul poja tõttu kodus on ju, või tal on elagu vanemad, kes seda šokolaadi annavad, on ju, või toovad. Ja oligi, et muidu mul ei ole enam seda, aga kuna ma olin eile nii, võiks öelda ekstreemselt väsinud, siis ma märkasin, et see enesekindlus või see nii-öelda meelekindlus ja otsustusjõud, et ma ei söö seda enam. See pandi korrekult proovile. Ja ma arvan, paljud inimesed kogevad seda, kui nad lähevad tühja kõhuga poodi näiteks ka, eks ole, see on sama efekt, eks ole. See on ka põhjus, miks me stressis või väga väsinud olles hakkame üle sööma, hakkame sööma ebatervislikumalt, sööma asju, mida me muidu ei sööks, kui me oleme puhanud ja värsked, on ju. Absoluutselt. Ja mis me seal veel räägime? Stressist räägime ka, tegelikult stressi manageerimisest, kuidas sellega toime tulla, mida selleks teha, kuidas jälle stress ka mõjutab, eks ole, kogu ülejäänud meie elu. Et ta on selline põhjalik ja sa saad nagu põhjaliku auditiga iseenda harjumustes ja oma teadmistes teha. Ja selle tulemusel juurutada paremaid harjumusi, et see oleks kõik nagu nii-öelda üks tervik. Ja see toetaks sind nagu tervenisti. Et ei ole ainult ühte asja. Mis su enda siuksed 2-3 lemmikharjumust on, mida sa siin näiteks mulle praegult välja saad tuua, mida mis minul endal on? Jah, mis sinul endal või mida sa nii-öelda soovitad, et vot seda minu meelest kõik naised või üldse inimesed peaksid tegema? Kõik inimesed võiksid prioritiseerida und. Ma arvan, et uni on täiesti alahinnatud. Inimesed kuidagi mõtlevad, et magan siis, kui vana olen. Ja siis on juba hilja. Mis ma ikka sellest elust maha magan? Just, aga unepuudus või nagu liiga vähene uni mõjutab otseselt su eluea pikkust. Mõjutab otseselt su elukvaliteeti, eks ole. Et seda ei saa nagu absoluutselt alahinnata. See on, ma arvan, mul endal ka üks nagu väga oluline asi. Kui palju peaks magama? No natuke individuaalne. Keskeltläbi ütlevad teadlased 7-9 tundi täiskasvanu, eks ole, natuke sõltub. Igal juhul on leitud seda, et vähemagajad, need inimesed, kes magavad alla 4 tunni ööpäevas, elavad lühemat elu. See on nagu kindel. Ja jällegi on ju see unepuudus jälle mõjutab. Jälle neid samu toitumisharjumusi, jälle seda sama liikumist. Ja kas või ka keha sisesid protsesse on ju, et mida vähem me magame, seda kehvem on ka me seedimine. Seedimine, eks ole, põletikutase, tõuseb, eks ole, kõik see uni ja regulaarne treening. Ma ütlen ausalt, ma olen see õnnelik inimene, kes teeb trenni sellepärast, et talle päriselt nagu on seda vaja.
tulin just puhkuselt, alati on dressid ja tossud kaasas, ma alati teen trenni, et ma ei jäta kunagi sellepärast ära seda, et ma olen kuskil 2 nädalat reisil. Ja, alati teen. Alati teen seda. Ja vesi, iga päev ma joon vett, tavalist puhast vett. Siin on ka nii palju teooriad erinevalt, et kui palju seda vett siis peaks jooma, mis sinu seisukoht on? Noh, keskmine soovitus on ju selline 1,5–2 liitrit, naised, mehed natuke rohkem. Hästi palju sõltub tegelikult sellest, et palju sa saad puu- ja juurvilju, sest sa saad tegelikult puu- ja juurviljast ka päris korraliku koguse vett. Ja muud joogid, eks ole, taimetee näiteks. Kas need lähevad vee alla, et kui me ikkagi mõtleme, ma olen kuulnud, et kui me räägime veest ja et keha omistab ainult seda puhast vett, kõik muu läheb juba ikkagi toidu alla, mitte vee alla. Ja, paljud ütlevadki, et ei, ma nagu puhast vett joongi siin selle ühe klaasikese, aga ma joon teed ja kohvi ja see on nõuna ja ma saan oma vee ja suppi ja kõike seda, aga et tegelikult ikkagi, kui me räägime veest, siis me räägime puhtast veest, kõik ülejäänud on pigem toidu alla minev. Ja, saabki nii öelda, et see kõik, mis annab energiat, on toit ja see, mis ei anna energiat ehk vesi. Ja taimeteega ei anna tegelikult energiat, eks ole. See on siis nagu vedelik. Et jah, et selles mõttes 1,5–2 liitrit päevas on nagu selline täitsa tavaline veesoovitus. Et see ongi selline... Pluss siis kõik need puuviljad ja supid. 6–8 klaasi päevas oleks väga hea, sest et miks me koosneme 70% meie keha koosneb veest ja teisel kohal on siis kodade koostises on see sama valk, millest me ennem rääkisime. Ehk me saame öelda, et me koosneme veest ja valgust. 2 äärmiselt olulist komponenti. Siis me saame lihast, kalast, munast, piimatoodetest ja kaunviljadest. Need, kes on siis taimetoitlased, need siis peavad uhama oma kaunvilju. Kaunvilju ja kombineerima, et valkude puhul on hästi oluline aminohappete nii-öelda koostis, aminohappeline koostis selles toidus, ehk siis meil on olemas asendatavad ja asendamatud aminohapped. Asendamatu ütlebki sulle seda, et see on midagi, mida asendada keha ei saa, see tuleb saada toidust. Ja ütleme, taimetoitluse puhul peab hästi targasti lihtsalt kombineerima erinevaid toiduaineid oma vahel, näiteks nagu kaunvilju ja riisi, et saada kõik vajalikud asendamatud aminohapped kätte. Aga kui sööd liha, siis pole vahet, siis... Jaa, sest lihas on üldiselt kõik, liha ja ütleme, munavalk on nagu täisväärtuslikud valgud, ehk siis sa saad kõik asendamatud aminohapped sealt kätte. Olles ise suure munasööja, siis kas ma võin süüa muna iga päev? Muidugi võid süüa muna iga päev. Et me ei saa munast üle süüa või et ei ole sihukest, et kui ma söön iga hommik söön muna, hommikusöögiks on muna, erinevatel kujudel on ju, kord ma praen, kord ma teen omletti, kord ma teen nagu mis iganes vormis on ju munades, et vahepeal mul tekkis küsimus, et äkki ma söön liiga palju mune. Ei, sa ei söö liiga palju muna. Tegelikult see mingi paar muna päevas süüa täiesti nagu väga hea valgukogus. Samamoodi on ju munakollases on ka neid kasulikke rasvhappeid, erinevaid vitamiine on nii munakollases kui munavalges, nii et selles muna on väga hea toiduaine. Väga hea. No väga hea. Sest ma olen kuulnud seda, et munas on ka palju omega-6, ehk siis, et kui liiga palju muna süüa ja samal ajal mitte tarbida siis ehk siis, et liigne muna tarbimine võib selle ongi omega-6 ja 3 tasakaalu. Suhte nii-öelda omavahel vussi viia. Ja ei, aga ma arvan, et selles mõttes omega-6, kus see liik tekib, võib-olla on üleüldse, kui me sööme palju valmis toitu, eks, et erinevad taimeõlid ju sisaldavad tegelikult omega-6 või nagu taimeõli on nagu omega-6. Et erinevad valmistoidud, et ma muna nagu otseselt ei süüdistaks. No, väga tore. Vanasti süüdistati muna ju kolesteroolis ka veel kõvasti. Kõik inimesed, kellel oli kõrge kolesterool, nendel arstid võtsid muna üldse menüüst maha, et muna ei tohi süüa. Tegelikult on see kolesterool on nagu kõrge võib-olla erinevatest asjadest ja ma arvan, see muna on seal see viimane süüdlane. Kõige süütum süüdlane. Ja just, et munal on nagu nii palju positiivseid kasutegureid, et sööge kõik muna iga päev. Ja ma olen kuulnud ka seda, et tegelikult see muna kollane ei tohiks olla seal läbi küpsenud lõpuni, vaid tegelikult ikkagi see siuke pooltoores, natukene vedel või natukene siuke, et see tegelikult, et ongi, et mida toorem ta on, seda justkui seda ma ei oska, et mida toorem ta on, aga ma olen kuulnud seda, et kui ta ikkagi täiesti läbi keedetud on, et siis ta pole päris see. Jah, et ta võiks ikkagi olla seal siuke medium küpsusega. Jaa, sest et paljude just vitamiinide puhul on nagu see töötlemisaste
mängib suurt rolli, eks ole, ka nagu juurviljade puhul ju, et kui me keedame midagi 10 minutit ja kauem läbi, on ju, siis seal see nii-öelda vitamiini kontsentratsioon on kindlasti madalam, kui ma seda sama juurvilja haurutan või kuidagi vokin näiteks, eks ole. Et selles ma kujutan ette, et kõiki neid asju sa räägid tegelikult sellel tervisehäki kursusel, on ju. Ja, me räägime seal hästi palju, sellist toidujuttu on palju seal. Ja minu meelest on need olulised, sellepärast, et ongi, ma võin ju mõelda, et ma söön seda muna ja olen hullult tervislik, aga keedan või praen iga kord selle liiga üle ja no vot, tühi muna. Just. Ta ei ole kunagi päris tühi, on ju, aga jah, et sa võiksid sealt saada rohkem, eks. Et selles mõttes töötlemises on ka hästi palju kinni, jah. Aga kui mahukas see kursus on igapäevaselt, et kas ma pean siis nüüd pühendungi 21 päeva, iga päev 3 tundi panen selle kursuse peale? Ei pane 3 tundi kiiresti. Tegelikult on nii, et sul iga hommik avaneb uus teema. Ehk sa ei saa seda kursust ka nagu kuidagi ette piiluda, vaata, et see tänane teema võib-olla väga huvitav ei ole, et vaata, mis ülehomme on. Ei ole nii. Hommikul teed selle logid sisse, saad tänase päeva teema kätte. Seal on olemas video, kus ma siis räägin täpselt sellest päeva teemast. Siis on seal olemas nii-öelda auditeerimisülesanne, kus sa vaatad, nii-öelda auditeerid oma hetkeseisu. Ja siis seal on tegevusülesanne ja me oleme arvestanud niimoodi, et see võtab kokku sul kuskil 15 minutit päevast. Nii vähe? See ei ole nagu mitu tundi, sest et no kellel on seda aega, et mitu tundi sinna panna. Ma arvan, et see on põhiasi, põhimure, et mul on juba nii kiired päevad, on ju, kust ma võtan selle ajaga, 15 minutit leiab iga 15 minutit sa leiad igal juhul ja üldse see, mul ei ole aega, see on väga tuttav, me kõik kasutame seda, mina kasutan ka seda aega, mul ei ole aega. Siis on see sama nagu see toitumispäevik on ju, siis tasub auditeerida päeva jooksul oma tegevusi ka ja nagu päriselt ausalt panna kirja, mitu minutit sa midagi tegid. Ja sa võid avastada niimoodi, et sul vabaneb mingi mitu tundi aega, mida sa arvasid, et sul ei ole olemas, aga tegelikult on. Ja ma täiega nõustun sellega, sest et ma olen ise hakanud seda tegema nüüd. Ma küll kirja ei pane, aga ma olen märganud mitmel korral, et näiteks tulen koju, olen väsinud, istun korraks maha ja siis võtan oma telefoni kätte, lähen Instagrami. Ma väga harva tegelikult olen seal, aga nagu niimoodi kaon sinna, aga siiski ma märkan, et mitu korda ma olen märganud niimoodi, et ma vaatan kella, kui ma sinna lähen ja siis ühel hetkel ma vaatan, tulen nagu välja sellest mingisugusest ma ei tea, kus mind sisse sinna imes on ju, järsku tulen vaatan, issand, 25 minutit möödas. Jaa. Ja siis ma olen mitu korda nagu, erinevate, et ongi 15 minutit möödas, just ma läksin sinna Facebooki, et mingit asja otsida, on ju konkreetse eesmärgiga läksin sinna, 10 minutit on möödas ja ilmselgelt ma selle asja juurde ei jõudnud, on ju. Siis midagi jooksis juba ette sulle. Ja niimoodi ma olen mitmel korral hiljuti, just viimasel ajal olen nagu näpu peale saanud, 25 minutit läks. Ja see on pikk aeg juba. Jaa, täiega isegi 10 minutit on juba. Aega. Ja täiesti ongi see, et kui me võtame kokku, et näiteks mul on kasvõi 10-minutilised tsüklid on ja kui ma enamus on mingi, ma ei tea, 5 korda 10 minutit on kindlasti iga päev sotsiaalmeedias. Trenn oleks juba tehtud olnud. Jah. Et selles mõttes on nagu väga nagu hea soovitus, et ongi, et lihtsalt vaadata, kuhu meie aeg läheb. Ja need väiksed asjad. Kas või see, et sa teleka juures õhtuti võib-olla veedate võib-olla liiga kaua? Ja õnneks mul telekat ei ole, siis mul seda muret ei ole, on ju, aga jah, tõepoolest, kas või vaadata, et ma korraks vaatan ja siis tegelikult ei ole ju vist paljud asjad on mingi poole tunnised, saated asjad on ju pool tunni lõpsti läinud. Ja. No väga põnev. No tundub küll, et see kursus on huvitav, tundub, ja tundub ka nii-öelda suuremalt, et kuigi me siin tund aega rääkisime, ongi toitumisest, treeningust, hormoonidest, elustiilist, kõigest sellest, on ju, et siis, et tõenäoliselt need on need teemad, millest võiks veel paar tundi rääkida. Ja, täitsa vabalt. Sest see teema võib nagu nii detailidesse minna, just nagu see sama muna näide oli, et okei, söö muna hullult hea, aga palun ära teda üle küpseta, on ju. Ja siis sealt saab jälle omakorda kogu aeg minna detailidesse veel edasi, et millega sa seda muna praed, on ju. Mis õliga näiteks me praeme, mis on ju väga suur erinev selle, või siis mis panni peal me jälle saame edasi minna, on ju. Kookosrasvaga võiks praadida seda muna. Jah, ma väga soovitan, nii hea maitse kui kookosrasvaga teha. Ja ta võib olla see rafineeritud kookosrasv, et kui sulle ei meeldi kookose maitse, on ju, siis ta võib olla nii-öelda maitsestutamatu kookosrasv, aga see on palju parem alternatiiv kui mingi rapsi või päevalillega praadida. Jaa, ma ei tea, keegi kasutab üldse päevalille õli enam või? Ma ei tea.
ma ei tea kedagi, kas, ma saan aru, et rapsiõli. Rapsiõli on hästi tavaline. Ja siis on kookosõli või seda oliiviõli kasutatakse. Jah, oliiviõliga oleks hea teha salatit, sest et ta on tegelikult külmpressõli, ta ei talu kuumutamist ja sa saad kõik need kasulikud polüfenoolid just kätte külmana. Et need omadused on külmana, mitte nagu kuumutatuna. Sama nagu see muna näide. Ja, nii huvitav, nii tore. Aitäh, Jaanika, mulle saatesse tulemast ja aitäh, et sa minu kõikidele küsimustele vastasid. Mul oli väga palju küsimusi selle isiklike küsimuste ka, sest et ongi, et vahepeal kuuleme, on ju, kuskilt kuuled ühte, kuskilt kuuled teist, mis see tõele vastab, mis mitte, on ju, vahepeal ma jätsin muna ära, sest ma kuulsin, et seda võib liiga palju süüa, on ju. Mõtlesin, et issand appi, ma olen 3 kuud järjest iga päev muna söönud, nüüd siis tegin munapausi, on ju, siis samas tundsin, et mulle maitseb see muna ja mulle meeldib, mu kehale meeldib see muna, on ju. Kõht on ju kauem täis, kui sa saad hommikul muna, sest see on valk. Valku ja puhtuks nagu ka, tõeb kõhtu kauem täis. Tal on hea kõhtu täitev toime. No võtta, et siis ongi, et minu meelest kogu sellest toitumise ja treeningu maastikul levib nii palju igasuguseid müüte ja kõik teavad kõike justkui, ja siis seda sealt nii-öelda sõeluda välja, et kelle teadmist siis päriselt uskuda või mis see teadmine siis nagu kellegi arvamus on versus tõele baseeruv fakt, on ju. Et see... Seal ongi palju müra ja selles mõttes see tervisehäki kursus ongi, ta on nagu põhjalik, ta ikkagi tugineb teadusele, et seal ei ole mingit uhuud selles mõttes. Sinu arvamus. Seal ei ole minu arvamus, seal on, kindlasti on sees minu kogemus ka, aga ta ikkagi tugineb sellele, mis nii-öelda teadus ütleb, mis on päriselt meile vajalik. Nii tore. Create life, jah, siis ma mõtlesin, kas ma ütlesin vahesti. Create life on väga mõnus mõte. Create life. Ja mulle ka väga meeldib see. Tõstad oma elu kõrgemale. .com ja siis sealt saab selle kursuse tellida endale. Aitäh, Jaanika, väga mõnus vestlus, ma väga nautisin ja soovin sulle palju edu nii sinu kursusel, nii sinu treenides, toitumisnõustamises kui ka kõiges muus, mis sa ette võtad ja tulevikus ka veel korda saatma hakkad. Aitäh. Ja aitäh kõikidele Tali podcasti kuulajatele, uutele kuulajatele, vaatajatele, aga ka teile, kes te olete minuga juba siin juba ju peaaegu 5 aastat olnud, nii et aitäh ja kohtume järgmises saates. Tšauka!